Pärsia lahe kriis on täna 16. aprillil 2025 taas pingestunud, kui Hiina tegi Iraanile lähenemiskatse, kuid Donald Trump reageeris sellele juba jõuliselt. President Donald Trump tõstis häält, ütles, et avab Hormuzi väina jäädavalt ja väitis, et Hiina on selle üle õnnelik. Kinnitatud fakt on seni see, et Donald Trumpi ja Xi Jinpingi vahel ei toimunud avalikku telefonikõnet, vaid Trumpi sõnul oli tegemist kirjavahetusega, milles ta palus Xi Jinpingil mitte saata relvi Iraani. Kuid juba on ilmunud palju teateid selle kohta, et Hiina annab iraanlastele satelliitluureandmeid, et nad saaksid rünnata Ameerika laevu Hormuzi väinas. Washingtoni jaoks on sõnum selge. Ameerika missioon on vabastada ülemaailmne kaubandus Iraani väljapressimise alt, kuid Hiina, olles iraanlaste liitlane, ei paista selle konfliktiga eriti rahul olevat. Mis siis juhtus? Pärast Ameerika Ühendriikide ja Iraani läbirääkimiste kokkuvarisemist Islamabadis andis Trumpi valitsus käsu alustada Iraani sadamate mereblokaadi. Kus see toimub? Pärsia lahes, Omaani lahes ja Hormuzi väina ümbruses. Kuidas seda tehakse? Rohkem kui 10 000 Ameerika sõduri, üle 10 sõjalaeva ja 10 lennukitega. Reutersi andmetel kuuletusid operatsiooni esimestel hetkedel 6 kaubalaeva käsule tagasi pöörduda. Ja Ameerika väejuhatus teatas hiljem ise, et 10 laeva sunniti taanduma. See näitab, et Ameerika Ühendriigid ei piirdunud enam ainult ähvardustega, vaid happesid tõepoolest tegutsema, et murda Iraani blokaad laeva liiklusele. Kes on selle keskmes? Ühel pool Donald Trump, Ameerika Ühendriikide sõjaväeline juhtkond ja Washingtoni majandussurve. Teisel pool Iraani režiim, revolutsiooniline kaardivägi ja Hiina, mis on endiselt eluliselt tähtis, et hoida Teherani elus. Reuters ise teatas, et enne sõda ostis Hiina üle 80% Iraani meritsi eksporditavast naftast. Seetõttu otsustas Washington karmistada ka finantssektorit, ähvardades kehtestada teiseseid sanktsioone Iraani nafta ostjatele ja isegi Hiina pankadele, kes tegelevad režiimiga seotud rahaliikumistega. Teisisõnu, ilma Hiina ventiilita väheneb Iraani majanduslik hingamisruum. Seetõttu ei ole see vastasseis ainult sõjaline. See on ühtaegu mereväeline, finantsiline ja geopoliitiline. Just siin tuleb mängu selle teema kõige plahvatusohtlikum osa. On tugevad märgid, et Peking ei ole selles kriisis süütu pealtvaataja. Reuters teatas 11. aprillil, et Ameerika luureandmetel valmistub Hiina andma Iraanile uusi õhutõrjesüsteeme, tõenäoliselt kolmandate osapoolte kaudu, et varjata saadetise päritolu. Ja 15. kuupäeval tõi teine Reutersi raport välja süüdistuse, et Iraan kasutas Hiina luuresatelliiti, et aidata jälgida Ameerika baase Lähis-Idas selle sõja ajal. Oluline detail on see, olukord on tõsine, sest see näitab järjekindaid kahtlusi Hiina seotuse suhtes ajal, mil Iraan ründas piirkonnas Ameerika positsioone. See ei ole lõplik tõend ühise operatsiooni kohta, kuid see on tõsine ja raske hoiatus, mida ei saa eirata. Miks Trump nii palju Hormuzi peale rõhub? Sest Iraan on muutnud selle väina surve, hirmu ja ülemaailmse tasakaalutuse vahendiks. Iraan ise on isegi arutanud ideid nagu teemaksu kehtestamine või kontrolli kehtestamine selle väina üle. See aitab selgitada Trumpi kõned, kui ta ütleb, et avab Hormuzi väina uuesti. Hiina omalt poolt reageeris Ameerika Ühendriikide blokaadile ja ütles, et see meede on vastuolus rahvusvahelise kogukonna huvidega. Aga see jutt muutub vastuoluliseks, kui vaadata tegelikku seost Pekingi ja Teherani vahel. Hiina mõistab hukka Ameerika Ühendriikide surve, eitab relvastusplaane ja kutsub üles rahule, kuid samal ajal on ta Iraani režiimi relvade, satelliitide ja majandusliku toetuse kahtluste keskmes. Just sellepärast näevad paljud Washingtonis Hiinat ja Iraani ühe metafoori kahepoolusena. Võimuloogika, range kontroll, vastasseis Ameerika juhtrolliga ja geopoliitika kasutamine sundvahendina. Üks toetab teist, sest mõlemad saavad kasu Ameerika mõju nõrgenemisest maailma strateegilistel kaubateedel. Lõpuks on keskne küsimus lihtne. Mida Trump tahab? Võtta Hormuzi Iraani režiimi käest. Kes kaotab selle tõttu? Teheran ja osaliselt Peking, kes sõltub selle piirkonna naftast. Teheran ja Peking.
mida Trump tahab? Hormuzi merevägi, kirjavahetus Trumpi ja Xi vahel, sanktsioonid, ähvardused ja uued kahtlused Hiina toetuse kohta. Ja miks? Sest Washington otsustas näidata, et ei aktsepteeri enam, et piirkondlik diktatuur, mida toetab või kaitseb teine autoritaarne suurriik, hoiab maailma kaubandust ähvarduse all. Trump esitleb end mehena, kes tahab meretee vabastada. Hiina ja Iraan paistavad sama geopoliitilise varju partneritena, sulgeda, survestada ja hirmu arvelt kasu lõigata.